Võimutasakaal Ida-Aasias on muutunud ja mitte sellisel viisil, mis Hiinale, Põhja-Koreale või Venemaale meeldiks. Jaapan paigutas just 2 uut raketti, mis suurendavad oluliselt tema tegevusulatust ja võimet vastulöökideks. Veelgi enam, mõlemad on täielikult kodumaist päritolu. Nende paigutamine tähendab, et suured maa- ja merealad, kuhu varem ulatusid vaid Jaapanis paiknevate USA vägede võimalused, on nüüd kindlalt Jaapani sihikule võetud. Olukord piirkonnas on muutunud Jaapani kasuks, võib-olla jäädavalt. Siin on siseteave nende 2 uue raketi kohta ja miks Hiina, Põhja-Korea ning Venemaa on nende paigutamise pärast nii ärevil. Veidi segadust tekitavalt kannavad mõlemad uued raketid nime Tüüp 25. Tüüp 25 laevatõrjerakett ja Type 25 suure kiirusega liugmürsk. Selline nimetamine tuleneb Jaapani relvade tähistamise poliitika eripärast. Uued süsteemid tähistatakse selle eelarveaasta järgi, mil need kasutusele võeti. 2 uut raketitüüpi võeti ametlikult kasutusele 31. märtsil 2026, mis oli Jaapani 2025 eelarveaasta viimane päev. Seega, kuigi nende tehnilised andmed ja võimekus erinevad oluliselt, kannavad mõlemad sama nime, Tüüp 25. Mis teeb need 2 uut süsteemi eriti märkimisväärseks, on see, et need on Jaapani esimesed kodumaal välja töötatud kaugmaaraketid ja esimesed, mis on paigutatud tegevüksustesse. Tõele au andes on neist 2 esimene, Tüüp 25 laevatõrjerakett ehk SSM, tegelikult olemasoleva raketi Tüüp 12 uuendus. Võiks arvata, arvestades raketi nime ja Jaapani nimetamistava, et Tüüp 12 võeti kasutusele 2012 aastal või 2013 aasta esimeses kvartalis. Tegelikult, kuigi arendus lõpetati 2012 aastal, võeti see ametlikult kasutusele alles 2015 aastal. Paneme selle Jaapani nimetamise tavadele omastele eripäradele. Tüüp 12 on veoautole paigaldatud laevatõrjerakett, mille on välja töötanud Jaapani Mitsubishi Heavy Industries. See on ka uuendus vananevale Tüüp 88 SSM-ile. Nagu nimigi ütleb, võeti Tüüp 88 kasutusele 80ndate lõpus. Tüüp 12 uuendus lisas kaasaegseid võimekusi nagu inertsiaalne navigatsioonisüsteem ehk INS koos lennu keskel toimiva GPS juhendamisega. See oli ka oluliselt täpsem tänu täiustatud maastikukontuuride sobitamisele ja sihtmärkide eristamise võimekusele. Hanketellimuste põhjal on hinnanguliselt kokku kasutusele võetud umbes 50 Tüüp 12 süsteemi. Hiljem võeti kasutusele laevalt lastav Tüüp 12 versioon nimega Tüüp 17 SSM2, mis toodi turule, nagu arvata võib, 2017 aastal. See oli mõeldud kasutamiseks Jaapani Maia-klassi hävitajatel ning selle tegevusraadius oli umbes 250 miili, mis on 2 korda suurem kui maismaapõhisel Tüüp 12L. Nüüd pikendab Tüüp 25 seda tegevusraadiust taas umbes 620 miilini, mis on ligikaudu 5 korda suurem kui Tüüp 12L. Ja just see panebki Hiina ja Põhja-Korea sõjaväed ärevusse. Esimest korda on Jaapanil olemas tõeline kaugmõjuga võimekus. Ukraina poolt kohapeal toodetud Flamingo, Neptune, FP7 ja FP9 rakettide arendamine vabastas selle sõltuvusest lääne süsteemidest nagu Storm Shadow või Scalp-raketid Venemaa vastu suunatud kaugmõjuga löökide puhul. Nüüd on Jaapanil sama paindlikkus. Nagu näeme veidi hiljem, võib see olla tulevikus ülioluline. Tehniliselt öeldes peetakse raketi üldiselt kaugrelvaks, kui selle laskekaugus ületab umbes 90 miili. Sellel kaugusel saab raketi välja lasta enamiku vaenlase õhutõrjesüsteemide tõhusast tegevusraadiusest väljaspool. Tehniliselt on Type 12 juba kaugmaarakett, kuid see ei kehti, kui arvestada Hiina õhutõrjesüsteeme. Tõsi, Hiina-Vene S-300 süsteemil ja kodumaise analoogiga HQ-15 on tõhus tegevusraadius vaid umbes 200 kilomeetrit ning HQ-9 tegevusraadius on ligikaudu võrdne Type 12 omaga. Siiski on Hiina HQ-22 süsteemi tegevusraadius umbes 170 kilomeetrit. Selle Vene S-400 maksimaalne tegevusraadius on ligi 400 kilomeetrit ning HQ-19, mis on mõeldud USA THAAD-i pikamaa analoogiks, ulatub umbes 3000 kilomeetrini. Võrreldes nende 3 viimase süsteemiga ei saa Type 12 raketti pidada ohutust kaugusest kasutatavaks raketiks. Kuid tegevusraadiusega, mis on umbes 2,5 korda suurem kui Hiina kõige ulatuslikumatel õhutõrjesüsteemidel, on Type 25 SSM kindlasti rakett, mida saab kasutada ohutust kaugusest. Veelgi enam, Jaapan kavatseb tulevaste versioonide tegevusraadiust veelgi pikendada umbes 1500 kilomeetrini. Kuid isegi oma praeguse 1000 kilomeetrise tegevusraadiusega muudab Type 25 olukorda nii Hiina kui ka Põhja-Korea ümbruses. Type 12 piiratud tegevusraadius tähendas, et see toimis peamiselt punktkaitsevahendina.
Type 25 tegevusraadius muudab selle raketi kaugmaa täppislöögivõimeks, mis suudab sihtida nii mereväe formatsioone kui ka valitud maismaa sihtmärke. Selle uuenduse kiitis Jaapani kongress ehk DIET heaks 2020 aasta detsembris. Massi tootmine algas väidetavalt 2023 eelarveaastal ning kasutuselevõttu kiirendati 2025 eelarveaastale. Jaapanlased pidasid sellest lubadusest kinni, isegi kui nad jõudsid sellega alles aasta viimasel päeval. Tehniliste osas pole praegu palju teada, näiteks millise suurusega lõhkepead see kannab, kiirus ja nii edasi. Meile teadaolevalt kujundati Type 25 kere ümber, et vähendada selle radarile nähtavust, mis on eluliselt tähtis tänapäevaste õhutõrjesüsteemide vastu ellujäämiseks. Seda käitab kompaktne turboventilaatormootor, mis on optimeeritud pikaajaliseks madalal kõrgusel lendamiseks, vähendades veelgi avastamise võimalust pikkade kestvuslendude ajal. Type 25 juhib inertsiaalne navigatsioonisüsteem ja satelliitpositsioneerimine koos maastikuviidete ning lõppfaasi radari pildistamisega. See kombinatsioon võimaldab rünnata liikuvaid meresihtmärke Jaapanile omase ülima täpsusega. Raket suudab samuti vastu võtta lennu ajal tehtavaid sihtimisuuendusi võrguühendusega andmeside kaudu, integreerides reaalajas infot merepatrull-lennukitelt, rannikuradaritelt või muudelt seirevahenditelt. See täidab veel ühe olulise nõude tänapäevaste maismaapõhiste rakettide puhul – mobiilsuse. Süsteem on paigaldatud suure liikuvusega Transporter Erector Launcherile, mis asub 8x8 rattavalemiga šassiil. Iga kanderakett kannab 6 raketikonteinerit ja suudab kiiresti teha salvelaskmisi enne kiiret ümberpaigutamist. Nagu Ukraina sõda on selgelt näidanud ajastul, kus kõikjal on jälgimine ja kamikaatsedroone, on võime kiiresti tulistada ja liikuda otsustava tähtsusega. Kasutades ära Jaapani mägist geograafiat, saavad kanderaketi üksused hajuda rannikoladele või saarte positsioonidele, tulistada ja kiiresti ümber paigutuda, enne kui vaenlane jõuab vastulöögiks sihtida. Kuigi süsteemi hakatakse kindlasti laialdaselt kasutusele võtma Jaapani relvajõududes, on esialgsete paigutuskohtade valik strateegiline. Kuidas nii? Esimesed operatiivüksused on paigutatud Kenguni laagris Kumamoto prefektuuris. Sellest baasist on nüüd Hiina ja Põhja-Korea sihtmärkide lai valik laskekauguses. Kogu Korea poolsaar on nüüd samuti Jaapani ründeulatuses maismaa või meresihtmärkide pihta, sealhulgas kogu Põhja-Korea. Austatud seltsimees Kim Jong-un, nagu rahvas nimetab Põhja-Korea kõrgeimat juhti, võis alati Jaapanit rakettidega rünnata. Seda suutis ka tema isa, Kim Jong-il, kes oli enne Kim Jong-uni kõrgem juht ja valitses aastatel 1994–2011, mil ta suri ja tema poeg võimu üle võttis. Kim Jong-il päris samuti võime Jaapanit rünnata oma isalt, Kim Il-sungilt, kes oli Põhja-Korea rajaja ja esimene juht. 1990ndate keskpaigaks oli vanem Kim välja töötanud ballistilise raketi Hwasong-7, tuntud ka kui Nodong, ning lasknud selle seeria tootmisse, kuid ta suri 1994 aastal, aasta enne selle kasutuselevõttu. Kurikuulsa Scudi modifitseeritud versioon, mille lennuulatus oli umbes 800 miili, võimaldas Nodongil usaldusväärselt ulatuda Osakani, Tokioni ning suuremasse osasse Lõuna- ja Kesk-Jaapanisse. Ja sellest ajast alates on iga järgmise Kimide dünastia põlvkonnaga Põhja-Korea võimekus ainult kasvanud. Lisaks Nodongile on praegusel Kimil kasutada ka Hwasong-10 keskmaa ballistiline rakett, mille lennuulatus on vähemalt 1500 miili. Sellest piisab, et tabada kogu Jaapanit Põhja-Korea mandriosast. Tal on ka täisulatusega mandritevahelised ballistilised raketid. Hwasong-14 hinnanguline ulatus on vähemalt 4000 miili ja Hwasong-15 suudab väidetavalt jõuda Ameerika Ühendriikide mandriosani. Mõlemad suudaksid kahtlemata jõuda Jaapanini. Ja neid on veelgi. Aastakümneid suutis Põhja-Korea rünnata Jaapanit ohutust kaugusest ja veelgi kaugemalt, samal ajal kui Jaapan ei suutnud samaväärset ohtu kujutada. See suutis end kaitsta ainult saabuvate rakettide eest, kasutades kihilist õhutõrjesüsteemi nagu Patriot, PAC-3 ja Aegis SM-3. Nüüd tasakaalustab Type 25 SSM-i pikendatud laskekaugusi jõudude vahekorra. Te lööte meid, meie lööme teid või võib-olla lööme me teid esimesena. Need võimalused on nüüd Jaapanil olemas ja need annavad Jaapanile samasuguse mõjuvõimu Hiina üle. No, mitte päris sama, aga piisavalt lähedal. Erinevus seisneb Hiina tohutus suuruses. Type 25 suudab hõlpsasti katta kogu Põhja-Korea territooriumi. Hiina seevastu ulatub peaaegu 6 miljoni ruutmiilini ning Hiina ja Jaapani vahel asub Ida-Hiina meri. 620 miili ulatusega katab Type 25 SSM vaid väikese osa kogu Hiina territooriumist. Siiski on see, mida see katab, Xi jaoks piisavalt murettekitav. Kui need paigutada Jaapani ulatuslikele saartele, jäävad paljud mandri tähtsad sihtmärgid ulatusse. Kõige ahvatlevamad sihtmärgid asuvad kahtlemata Hiina kauges idas.
Nüüd jääb ulatusse ka Shanghai, samuti suured linnad, sadamad ja tööstuskeskused nagu Hangzhou ja Ningbo. Need ei ole lihtsalt suured asustuskeskused, kus asuvad mõned Hiina tähtsaimad ettevõtted ja tööstused ning mis juhivad selle ülemaailmset kaubandust. Tüüp 25 seab sihikule ka olulised sõjalised rajatised. Hangzhou Jiangqiu lennujaam on suur sõjaväelennubaas, kus asub Hiina õhujõudude Blafi 83 brigaad. Hiina JH-7A hävituspommitajad tegutsevad sellest baasist. Lähedal asuvas Ningbo linnas on veel üks suur baas, Ningbo mereväebaas. See on Hiina Rahvavabastusarmee mereväe Ida-mere laevastiku peakorter ja oluline juhtimiskeskus mereväe operatsioonideks Ida-Hiina merel. Samuti jääb tüüp 25 tegevusraadiusesse lähedal asub Fuzhou lennubaas, mis asub Fuzhou linna lähedal. See lennubaas on oluline sõlmpunkt vägede koondamisel Taiwani vastas ning baas Hiina õhutõrjerakettide süsteemidele. Ja on veel palju teisi olulisi rajatisi, mida Xi kindlasti eelistaks tegevusraadiusest väljas hoida. Nii on see olnud siiani. Sarnaselt olukorrale Põhja-Koreaga on Hiina nautinud eelist, et saab Jaapanit rünnata kaugmaarakettidega, samas kui vastupidine pole olnud võimalik. DF-21D, mida sageli nimetatakse lennukikandjate tapjaks, võeti kasutusele 2010. alguses. Tehniliselt on see laevatõrje ballistiline rakett, kuid loomulikult suudab see tõhusalt tabada ka maapealseid liikumatu sihtmärke. Ulatuses kuni 2150 kilomeetrit suudab see tabada Jaapani territooriumi, sealhulgas USA baase Okinaval. Hiina maa pealt lastav CJ-10 ehk DH-10 tiibrakett on võimeline täppislöökideks kuni 1500 kilomeetri kaugusele ning selle DF-26 keskmaa ballistilise raketi ulatus on 4000 kilomeetrit, mis katab kogu Jaapani ja ENSA. Nagu Põhja-Korea puhul, võimaldab Type 25 SSM-i pikendatud ulatus jõuda Hiina tundlikesse piirkondadesse samamoodi, mis tasakaalustab oluliselt jõudude vahekorda Jaapani jaoks. On olemas ka kolmas piirkond, kus uus rakett muudab senist olukorda mõnevõrra. Venemaa. Sapporost põhjas võiksid Type 25 raketid lennata üle Venemaa territooriumi ja tabada Hiinas Heilongjiangi ja Jilini provintse. Piirkonda peetakse üheks Hiina viljaaidaks, kuid see on ka oluline transpordikoridor. Raudteesõlmed nagu Sui-Fenhei ja Liaoji koridor on elutähtsad maismaa transpordiks Hiina põhjapoolsetesse sadamatesse. Piirialadest on viimastel aastatel saanud elavad keskused tänu õitsvale kaubandusele, mis on tekkinud sellest, et Venemaa on olnud sunnitud lääne sanktsioonide tõttu suunama suure osa oma kaubandusest Hiinasse. Põhjalikud ja väga kulukad plaanid logistilise infrastruktuuri laiendamiseks on juba hästi käimas, eriti seoses ühendustega Venemaa lähedal asuvate Kaug-Ida sadamatega. Suur osa sellest kriitilisest sõlmest kasvavas Hiina-Venemaa liidus oleks nüüd Jaapani sihikule võetud, kui kahe riigi vahel peaks kunagi puhkema relvastatud konflikt. Tegelikult on mitmed neist Venemaa Kaug-Ida võtmesadamadest nüüd samuti Type 25 tegevusraadiuses. Tõele au andes ei vaja Jaapan kaugrelvi, et Venemaad tabada asjadega, mis plahvatavad. Oma lähimates punktides lahutab kahte riiki vaid 26 või 27 miili La Perousi väinas, mis eraldab Jaapani Hokkaidot Venemaa Sahhalinist. Ukrainal on nüüd lihtsad FPV-droonid, mis suudavad tabada kaugemal asuvaid sihtmärke. Kuid Type 25 pikendatud tegevusraadius toob palju rohkem tülikamaid sihtmärke Venemaa presidendi Vladimir Putini jaoks ulatusse, sealhulgas suuremad sadamad ja sõjalised rajatised. Vladivostokis. Paiknev Venemaa Vaikse ookeani laevastik on äkitselt Jaapani haardulatuses. Habarovsk on oluline haldus- ja sõjaline keskus ning Venemaa idasõjaväeringkonna peakorter. Jaapani suhted Venemaaga pole kunagi olnud lihtsad ning hiljuti on pinged kasvanud Jaapani Ukraina-meelse seisukoha tõttu. Venemaal on juba mõnda aega olnud Jaapani ees sama raketieelis nagu Hiinal ja Põhja-Koreal. Nüüd on see eelis kadunud. Jaapan ei pruugi oma Type 25 rakettidega suuremat osa Venemaast tabada, kuid need piirkonnad, kuhu ta ulatub, võivad Venemaa Kaug-Ida kaitserivist välja lüüa ja nurjata selle majandusliku lõimumise Hiinaga. Mõlemad oleksid Putini jaoks tohutud strateegilised kaotused. Kui otsid värskeid sõjauudiseid ja teravat analüüsi maailma peamistest kriisikolletest, siis just seda pakume siin saates Sõjasaade. Elli kanal juba täna, et olla kursis kõigi tähtsamate uudiste ja arengutega. Võid nüüd mõelda, miks sellise kõrge tehnilise tasemega riik nagu Jaapan pole seni arendanud ründavaid kaugmaa võimekusi. See oli teadlik valik. Pärast hävitavat kaotust teises maailmasõjas võttis Jaapan kasutusele ainult kaitsele suunatud sõjalise hoiaku. Jaapan tootis ja ostis relvi ainult enda kaitsmiseks ohtude eest, kuid mitte ründerelvastust. Seda hoiakut võimaldas Jaapani ametlik sõjaline liit USA-ga.
Vastastikuse koostöö ja julgeolekulepingu kohaselt, mis jõustus 1960 aastal, on USA kohustatud Jaapanit kaitsma, kui teda rünnatakse. Aga tulemus on see, et kogu ründerelvastus Jaapanis kuulub USA vägedele, kellel on riigis umbes 15 suuremat baasi. Mis puutub kaugmaa ründevõimekusse, siis USA võiks rünnata Hiinat, Põhja-Koread või Venemaad F-15E Strike Eagle'ite ja F-35A Lightning II-dega, mis asuvad sellistes baasides nagu Kadana õhuväebaas Okinaval. Nagu nad on teinud Iraanis, saavad need lennukid tulistada kaugmaa rakette nagu AGM-158 JSM ja AGM-88G Argmer. Aga Jaapani vaatenurgast, hoolimata selle ulatuslikkusest, ei ole see turvavõrk enam piisav. Julgeoleku olukord piirkonnas on dramaatiliselt muutunud. Hiina ja Põhja-Korea ründerelvastuse arendamise tempo on pöörane ning sellega koos kasvavad Jaapani riskid eksponentsiaalselt. Nendest arengutest häirituna esitas Jaapan 2022 aastal oluliselt uuendatud ja palju karmima riikliku julgeolekustrateegia ehk NSS-i. Uus NSS nimetas Hiinat selgesõnaliselt peamiseks ohuks, samal ajal kui Venemaad määratleti kui suurt ohtu. See näeb ette kaitsekulutuste peaaegu kahekordistamise, et jõuda 2027. aastaks 2%-ni SKP-st, mis on 2 korda rohkem kui varasem mitteametlik 1% ülempiir. Kuid võib-olla kõige olulisemana kohustus Jaapan esimest korda ametlikult omandama vastulöögivõimekust. Jaapan avas ukse ründerelvastusele. Nüüd võib ta kasutada kaugmaarakette nagu Type 25, et sihtida vaenlase baase, kui relvastatud rünnak on peatne. Ja nagu näete, 2 uue Type 25 raketi kasutuselevõtust ei raiska Jaapan aega selle mandaadi elluviimisega. Hiljuti avalikustatud teine rakett nimega Type 25 kuulub samuti kaugmaarakettide kategooriasse, kuid sellel on teistsugune ülesanne. Type 25 hüperkiire liubmürsk ehk HVGP. HVGP on Jaapani esimene kasutusel olev hüpersooneline liugrelv. Hiljuti kasutusele võetud versioon Block 1 on hinnangulise tegevusraadiusega 185 kuni 310 miili. See pole aga see, mis teeb selle eriliseks. Rakett lastakse välja tahkekütusel töötava raketivõimendiga, mis eraldub suurel kõrgusel. See võimaldab liukehikul laskuda hüperhelikiirusel, mis ületab Mach 5 ehk üle 3700 miili tunnis, tehes samaväel ettearvamatuid ja manööverdavaid trajektoore, et vältida vahelpüüdmist. HVGP kannab koonilist Boost Glide tüüpi lõhkepead, millel on väikesed juhtpinnad külg- ja vertikaalsuunalisteks korrigeerimisteks. Ja nagu selle nimekaim, kasutab see juhitavuseks satelliitnavigatsiooni, inertsiaalsüsteeme ning lõppfaasi radar- ja infrapunapilti. Tänu oma väiksemale tegevusraadiusele ei paku HVGP Jaapanile sama heidutusvõimet nagu pikema tegevusraadiusega SSM. See on peamiselt mõeldud kaugemal asuvate saarte kaitseks, mitte vasturünnakute läbiviimiseks. Kuid selle, mis tal jääb puudu tegevusraadiulis, kompenseerivad selle varjatus ja mitmekülgsus, mis teeb selle ideaalseks lühema tegevusraadiuliga vasturünnakuoperatsioonideks. HVGP manööverdusvõime muudab selle jälgimise ja allatulistamise äärmiselt keeruliseks. See sobib suurepäraselt vaenlase baaside ründamiseks, kõrge väärtusega sihtmärkide nagu juhtimispunktide, dessantgruppide ja lennukikandjate tekkide tabamiseks soomust läbistavate või plahvatuslikult vormitud laengutega. Tihedalt vaidlustatud saarestikes suudaksid HVGP-d üksi heidutust tekitada. Vaenlase laevad ja raketi laskekohad on sunnitud jääma nende tegevusraadiusest väljapoole, kartes varksi ja praktiliselt võimatult tõrjutavaid raketirünnakuid. Kui neid on piisavalt, võiks Type 25 SSM-ide ja HVGP-de kombinatsioon oluliselt laiendada Jaapani kaitseulatust, hõlmates Ida-Hiina mere ja Taiwani lähedased piirkonnad. Praegused Block 1 mudelid on peamiselt mõeldud väljaõppeks ja sisseharjutamiseks. 2030-ndateks kavandatud Block 2 variandid saavad olema 1300 kuni 1800 miili ulatusega. See muudab need veelgi suuremaks vastulöögiohuks kui praegune Type 25 SSM nii ulatuse kui ka manööverdusvõime poolest. Jaapanil on samuti plaanis 2027 eelarveaastaks täiendavad laevalt ja õhust lastavad variandid, et luua kihiline ja hajutatud löögi arhitektuur. See arhitektuur ühendab kodumaised süsteemid, nagu 2 uut Type 25 süsteemi Jaapani liitlaste, eelkõige USA, juba olemasolevate süsteemidega. Jaapan plaanib paigutada USA's toodetud Tomahawk tiibraketid kõigile oma 8 Aegis hävitajale. Samuti 2026 aasta märtsis uuendati edukalt Kongo-klassi hävitaja JS Chokai, et see suudaks välja lasta Tomahawke. See on esimene kord, kui Jaapani sõjalaev suudab tabada sihtmärke üle 1000 miili kaugusel.
Väidetavalt lõpetas GS Chokai meeskonna väljaõppe ja ümberehitused San Diego mereväebaasis enne tähtaega, kusjuures lahinglaskmiskatsed on kavandatud 2026 aasta augustisse enne naasmist Sasebo mereväe lennubaasi. On ainult üks probleem. Jaapan võib oma Tomahawkide kättesaamist veel mõnda aega oodata. Jaapan tellis 2024 aastal $1,7 miljardi suuruse lepingu raames 400 Tomahawki, neist 200 Block 4 ja 200 Block 5 varianti. Tarned olid plaanitud lõpule viia 2027. aastaks. Kuid USA on kasutanud Tomahawk Iraani vastu nii palju, et niigi napp tarneahel on häiritud. USA on oma varusid väga kiiresti ammendanud, kiiremini kui neid suudetakse asendada. Enne seda oli neil käepärast 3000 kuni 4500 Block 4 ja 5 varianti. Väidetavalt kulutasid nad esimese 72 tunni jooksul Iraani vastu 400 ja esimese kuu jooksul 850. Samal ajal on aastane tootmine kõikunud vaid 60 ja 90 ühiku vahel aastas. Tõsi, USA kaitseministeerium ja Raytheon sõlmisid 2026 aasta veebruaris uued kokkulepped, et suurendada tootmist 1000 Tomahawkini aastas, kuid see võtab aega ning USA relvajõudude vajadused on tõenäoliselt alati esikohal. Jaapani jaoks rõhutab see olukord veelgi enam strateegilist väärtust, kui oluline on olla võimeline arendama omaenda kaasaegset relvastust. Oleme juba näinud midagi sarnast Ukrainal lõputute pingutustega saada Patriot-süsteemide jaoks üha haruldasemaks muutuvaid PAK-3 rakette. Tõepoolest, sõda Iraani vastu avaldab üha suuremat survet USA relvavarudele, mis on kõigi tema liitlaste kaitsevõime keskmes. On aru saada, miks sõjalised ja poliitilised juhid üle kogu maailma, alates EL-ist kuni Jaapanini, nõuavad sellist relvastuse iseseisvust, mille Ukraina on juba sunnitud välja arendama. Jaapani uued Type 25 raketid on juba andnud sellistele nagu Xi, Kim ja Putin palju lisamõtteainet. Need on Jaapani jaoks jõuvahekordi märkimisväärselt tasakaalustanud, kuid pikaajaliselt võib just nende kahe süsteemi kohapealne tootmine anda Jaapanile kõige suuremad strateegilised eelised. Teine riik, kes püüab tihedate liitlassuhete raames aktiivselt saavutada suuremat sõjalist iseseisvust, on Ühendkuningriik. Vaata seda videot selle kohta, kuidas Ühendkuningriik teeb võimsa sõjalise tagasituleku ja nagu alati, aitäh vaatamast!